tänan sind, issand, selle imelise päeva eest, kui sinu rahvas koguneb pühakodadesse üle Eestimaa. Tänan sind selle eest. Ja kui ma eile valmistasin jutlust, siis minu jaoks oli nagu huvitav, oli üks aspekt nagu teistmoodi kui tavaliselt. Ma veel küsin, et issand, et no mismoodi ma selle jutluse nüüd homme kokku saan, ma teadsin täpselt, millega ma olin tegelenud ja siis ta ütleb mulle lause, ole minuga. Noh, niimoodi voodis, ma lähen juba voodisse, ole minuga. Ja mina siis mõtlen, no mismoodi ma sinuga olen, ma olen ju kogu aeg sinuga, et mismoodi. Ja tead sa kuidagi, ja äkki ma saan aru, see on pealkiri, mida ta ütles, ole minuga. Nii et see on tänase jutluse pealkiri, ole minuga. Ja kui te mäletate, eelmine kord ole minuga läheb kokku väga hästi sellega, mis oli eelmine pealkiri. Eelmine pealkiri oli see, et astugem edasi sama rada, mäletate? Ja siis oli lugu sellest, et Jeesuse sünnil oli ja on kindel eesmärk. Nii et me oleme, ja tegelikult seesama ole minuga on praegu see, et tõesti, me läheme edasi koos Jumalaga ja me täname sind su sõna eest. Ja nii nagu meil ikka on hea tava öelda, et küll on hea, et meil on oma piibel. Olgu ta siis elektrooniline, olgu ta, mina väga armastan seda paberpiiblit ja võin öelda, see on minu piibel. Ma olen see, mis selles on öeldud, ma olen. Ma oman seda, mis selles on öeldud, ma oman. Ma suudan seda, mis selles on öeldud, ma suudan. Ja nüüd ma kuulutan julgelt. Mu teadvus on valmis. Mu süda on avatud vastu võtma. Laitmatut, muutumatut, igavesti elavat seemet, Jumala sõna ja see muudab minu elu igavesti Jeesuse Kristuse nimel. Tead, ma olen mõistnud, et kui me tsiteerime niisuguseid asju, nendel on mõju. Mina näen, võib-olla see ei ole niisugune, tead, täna ma mõistsin, tead, 2 salmi, homme mõistan kohe 25 salmi korraga sügav ilmutus, eks ole ju. Aga kuidagi ma näen, et see teeb oma töö, me kogu kehtestame, me kogu deklareerime, et see on, mina tajun oma vaimus, et sellel on kaalu. Niisiis, ja alustan laulust 95. Tahan veel Jumala sõnaga omakorda selle 95. salmi pealkiri on kutse anda au Jumalale. Ja algab selliste sõnadega. Tulgem, hõisakem issandale. Hüüdkem rõõmuga oma pääste kalju poole. No me ju tegelikult tegime seda natuke aega tagasi. Eks ju, me hõiskasime, me ülistasime, me kiitsime, kinnitasime just täpselt seda sama väljendit pääste kalju, me rääkisime päästmisest, me tänasime selle eest. Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega, sest issand on suur Jumal ja suur kuningas üle kõigi jumalate. Ja panete tähele, jumalate on siin väikeste sõnadega, eks ole ju. Nii et kui me räägime, et jumalaid on maamuna peal, oi kui palju. Mõne inimese jaoks on isegi need lauljad ja need pillimängijad, muusikud, tohutud iidolid ja keda siis kummardatakse. Nii et pannakse terve palk selle peale, et minna sõita teise maailma otsa kuskile kontserdile. Nii suur kirg on. Ma mõtlen, et huvitav, kas Jumala pärast ka keegi on niist asja teinud. Ma olen täitsa veendunud, et on, eks ole. Aga tema käes on maa sügavused ja tema päralt on mägede tipud. Eestimaal ei ole väga kõrgeid mägesid, aga maa sügavusi on meil siin küll. Meil on suured kaevandused, need on kõik tühjaks kaevatud peaaegu ja tegelikult me ei tea, kui sügavale need maad lähevad, aga Jumal ütleb nii selge, et kuidagi, kui see kokkuvõtlik on öeldud, siis kui sa isegi ei peatu selle sõna peal, siis tundub nii, no mis siin ikka siis nii keerulist, tema käes on maa sügavused, tema päralt on mägede tipud. Tema oma on meri, sest tema on selle teinud ja tema käed on valmistanud kuiva maa. Noh, nii lihtne on ju, kõik nii loomulik.
tulge ja kummardagem ja põlvitagem ja heitkem maha issanda oma looja palge ette. Tead, siuke tunne nagu vahepeal nagu kinnitab, et mille pärast ta nii suur on. Ta on kõik suurelt teinud, ta on suursuguselt teinud, ta on suursugune looja olnud, mitte keegi meist. No kui ma tean, et kunagi, kui ma lasteaias töötasin, siis seal lasteaias lükati kokku üks hulk igasugust muud prahti ja siis sellest tekitati lastele kelgumägi. Nii et mõne mäe oleme suutnud ise teha ka, eks ole. Aga enamasti need mäed, millest siin jutt käib, on, Jumal ütleb, mina olen selle teinud ja me oleme kindlasti näinud loodusfilme. Mina ei ole sinna jõudnud, aga tänu nendele filmidele me tõdeme, kui erinevad on mäestikud. Mõned on väga teravad, mõned on tõesti niuke tunne, nagu üks merest tuleb üks huvitav junn ainult püsti, eks ole. Nii et ma ei tea, need on hämmastavad asjad, aga kui sa ei mõtle selle peale, aga siis ikka nii eriti huvitavad siin, on teinud jah, keegi on kuskil teinud. Ma olen täitsa kindel, et mõned võib-olla mõtlevad, see on lihtsalt loodus ja, lihtsalt loodus on, eks ole. Lihtsalt ta tuli kuskilt ja kukkus siia. Mägi, jah. No vaata, öeldakse ju, et sinu sõna peal, et mägi liigub paigast. Võib-olla kiidib. Jah, et igal juhul, aga need mäed, kui inimene ka ütles, mägi liigub paigast ja ma tean, et inimesed on mägedest läbi teinud suuri teid ja kõik asju, aga neid mägesid sinna ei ole nad teinud ju, eks ju. Nad on sealt, Rootsis on väga palju läbi kaljude ehitatud teid ja kõik seda, aga Jumal on selle teinud. Ja nüüd ta ütleb, tulge me kummardame selle ette, kes on suur ja võimas, sest tema on meie Jumal ja meie tema karjama rahvas ja lambad, kes on tema käe all. Me usaldame ennast Jumala kätte, tähendab see seda. Täna, kui te kuulete ta häält, ärge tehke kõvaks oma südant. Siin räägib Piibli nendest olukordadest, mis juhtus siis, kui rahvas läks kõrbesse ja siis seal oli 2 kohas, kus vett ei olnud, Meripas ja Mässas mõlemas kohas kõrbes ei olnud vett ja siis Jumal andis neile vett. Seal teie esisad kiusasid mind, ütleb Jumal, panid mind proovile ehk küll said näha mu tööd. Tõesti, vahest tundub, et mõni inimene näeb küll Jumala tööd, aga nagu ei märka seda. Ja siin ta ütlebki, mina olen jätnud siia maa peale mingid märgid isegi maha, et need minu tehtud on ja ta on jätnud meile sõna, mis ütleb, teie esiisasid kiusasid mind. Meie ütleme, ei, minu ema isa sind küll ei kiusanud, eks ju. No saad aru, et me ei lähe seal tähenärimise peale välja, vaid et ta ütleb, inimesed ennem teid on ka kiusanud Jumalat ja Jumalale nagu tõesti, nagu öeldakse, Jumalat nagu meelega provotseerinud. 40 aastat oli mul tülgastust sellest rahvapõlvest. See on see 40 aastat kõrbes, kui need rahvas ainult nurises ja nurises. Nemad on eksija südamega rahvas, nad ei tunne minu teid, seepärast ma vandusin oma vihas, nad ei pääse mu hingamisse. Nad elavad sellel maal nagu teised, nendele samamoodi sajab vihm. Aga mis huvitav asi on see, nad ei saa mu hingamisse. Tead, üks eriline asi on Jumalal, mida ta ütleb, et mitte kuskilt mujalt. Ta ütleb, tema annab meile taevase rahu. Mitte kuskilt mujalt seda ei saa. Lihtsalt ei ole võimalik saada. See on üks vaimulik mõõde. Ja siis, kui keegi on nagu eksija südamele rahvas, nad ei tunne minu teid. Nad lihtsalt ei tunne mu teid, nad elavad ainult oma kanakuudi pärast muretsevad, oma aiamaa pärast, oma peenralapi pärast nad muretsevad, aga nad ei vaata nagu üldse ninast kõrgemale ja kaugemale. Ma olen Jumal, kes olen tulnud teile ennast näitama ja tegelikult ma leidsin niisuguse, minu jaoks väga hämmastava kirjakoha, ma olen seda enne lugenud, ma ei tea, kuidas ma seda niimoodi, võta lahti Jeremiia 32:27, Jeremiia just nimelt, kes leiab esimesena, saab lugeda. Jeremiia. Just. Jeremiia 32:27. Leidsi, loe meile siis. Vaata, mina olen issand, kõige lihav Jumal. Ons mulle mõni asi võimatu. Näed, kujutad ette, siin me rääkisime mägedest, siin me rääkisime maa sügavustest, mis ta kõik teinud on. Kui ta rääkis seal sellest, et rahvas nurises, kui vett ei olnud
ja kõrbes 40 aastat. Natuke aega pidasid vastu, juba hakkasid, tahaks tagasi vangi minna, tahaks tagasi sinna orjusesse minna. Mis see 700 aastat, see pole ju mitte midagi, eks ole, natuke. Seal olid ikkagi lihapotid. Ja, seal olid küüslauk oli seal ja kõik niisugused asjad. Ja kui sa nüüd mõtled, praegu ta ütleb, vaata, mina olen issand, kõige liha jumal. Ons mulle mõni asi võimatu. Ja meie mõtleme, ei jumal ei tee seda, ei jumal ei tee teist. Küsi ta käest. Küsi, miks ta ei tee. Palveta, ole ustav Jumalale. Sest et ta on tulnud millegi pärast ja kui ma nimetasin selle pealkirja ära, et Jeesuse tulekul oli eesmärk. Ja kui te mäletate, ma ühes jutlus, ma ei tea, kas ma rääkisin seda pärast jutlust või rääkisin, kuulasin ühte väga tugevat pastorit ja tema oli saanud sellel jõulude ajal niisuguse kummalise ilmutuse. Ja ta ütleb niimoodi, et mis te räägite kogu Jeesus lapsest nagu titest ja lapsevooditest ja niimoodi. Kuidas ma ei räägi siis temast, et ta on sündinud siia? Et ta nagu võrdes seda niimoodi, et kujutad ette, kui, no ütleme, ma võtan ennast, et kui keegi räägib kogu aeg, oi, kuidas see Marika ikka sündis ja kuidas ta ikka titt oli, aga me ei räägi ju ainult sellest. See on ainult teatud, kui tema ei oleks sündinud, olles 100% Jumala poeg ja olles 100% inimene, siis ta ei oleks saanud meid päästa ja lunastada. Ja nüüd, kui ta ütleb, et ma olen issand kõige liha jumal, siis tead, mõni ütleb, et oi tead, no minu liha ta küll ei suuda. No tead, ikka suudab küll. Ta on kõige liha jumal, tema loodud oled ka sina ja valmistanud ema ihus. Nii et olgu see kirjakoht sulle kinnituseks ja kui sa vahel kahtled või kõhkled. Ja huvitav on see, eks, üks ja sama piibel. Ja inimesed saavutavad täiesti erineva efekti, kui nad seda loevad. Mõni ütleb, oi, ma võtan ainult loen selle salmi rohkem, mitte kriipseks. Ja samas mõni loeb tead pikalt, nii et ta jõua hoomata, aga ainult loeb. Mõtle, kas sa aru ka saad, kui sa nii palju korraga loed? No võib-olla tal ongi eesmärk lugeda. Sest et ilmutuse raamatu algus ütleb väga ilusti, et kui mõni sellest sõnast kinni peab, siis lihtsalt lugemine on ka hea. Parem kui üldse mitte lugemine. Kas keegi teab, kuidas see ilmutusraamatu algus ütleb? Mõtleme kohe, mul ei ole see, ma ei ole seda mõelnud, et ma teile räägin, aga ma tean, et see on. Nii, ilmutuse raamat algab niimoodi. Õnnis on see, 3. salm, 1-3 ilmut. Õnnis on see, kes loeb ning need, kes kuulavad neid ennustuse sõnu ja hoiavad tallel, mis sellel on kirjutatud, sest aeg on lähedal. Nii et see lugemine ei ole üldse vähetähtis. Kujutate, meil on Jumala sõnas antud nii selged juhised. Aga me vahest paneme niimoodi koppadi sõnadest üle, ei pane üldse tähele. Aga Jumala sõna on natukene teistsugune sõna, kui lihtsalt, näiteks kui keegi armsam on sulle kirjutanud kirja. Sa loed seda kirja, no mina mäletan küll esimesed kirjad, mis meie oleme selle ajast inimesed, kus me abikaasaga veel kirjutasime. Oi, küll need kirjad sai läbi loetud mitu korda. Oi, mis ta sellega küll mõtles? Ei tea, mis ta selle lausega mõtles. Ei ole nii, et võtad telefoni helistad. Too aeg ei olnud inimestel igaühel telefoni. Ja minul ja temal ei olnud suht, meil olid kirjad. Nii, ja nüüd siis see sama mõte, mis ma ütlesin teile, et inimesed loevad seda sama piiblit ja saavad täiesti, mitte täiesti erinevalt, aga võivad täitsa erinevalt aru saada. Teate, ma ütlen sulle veel ühe asja. Saatan tunneb ka piiblit. Ja kasutab seda ja ära sina sellepärast, kuna saatan loeb piiblit, siis mina ei hakka seda nüüd küll enam lugema. Ta teab seda ammu. Ta teab palju kauem kui sina seda piiblit. Ja milleks ta seda kasutab, mis sa arvad? Milleks ta kasutab Jumala sõna? No too näite sulle Jeesus kõrbes. Eks ju? Ta toob selle sama Jumala sõna ja kiusas sellega isegi Jeesus. Mina näed, ma olen nüüd kiusatud või mis juhtub. Kuule, sul on antud Jumala sõna, seisa vastu. Seisa vastu selle sõnaga, mida sa omad, mida sa tead. Et see kuskil kunagi midagi rääkis. Ei, sa tead, mis on Jumala sõnas kirjas. Seisa saatanile vastu, kui ta tuleb su mõttemaailma, aga ta tuleb su mõttemaailma. Nii. Ja selle alusel ta moonutab tõde. Ta läks Jeesusele rääkima, täpselt samamoodi ta ütles Eevale. Kas Jumal tõesti ei lubanud mitte ühestki puust süüa?
ei ole saatan, ainult ühest puust ei lubanud. Juba oli jutuaine ju avastatud, eks? Teema oli juba lahti löödud, kaardid olid juba lahti, jutuaine võis juba voolata. Siis, tõest ainult ühest, sellest ühest, mis sellest siis puust nii imelik on, imelist on, et see sellest puust ei tohi süüa. Aga jutt hakkas ju kuidas? Kas Jumal tõesti lubanud ühestki kohe võtta? Vaata, kuidas ta läheb kavalalt pooltõega, sõidab sisse. Ja kui sina tunned, et sul tuleb mingi mõte, mõtled, mis mõte mul tuli? Kõik mõtted ei ole sinu mõtted, kallikene. Ja ma usun, sa oled nii vana kristlane, me oleme sellest siin rääkinud ja sa tead seda, aga tahan sulle nagu öelda seda, et isegi kui sa oled Jumalaga lepitatud, võib saatan väita, tead, tuleb niimoodi, ütleb, mul on ikka sinu üle kontroll. Aga nüüd sa pead seisma vastu Jumala sõnaga. Tal ei ole mingit kontrolli sinu üle, sest ma olen oma elu andnud Jeesuse Kristuse kätte. Ma ei ole sinu oma. Ja nüüd ma varsti toon veel ühe suurema tõe ära. Nii, näiteks, mis sa arvad, kui näiteks saatan tuleb, ütleb sulle midagi, mis on tõesti, sa tead, et on vale. Ja siis, et sa oled ikka saatan täitsa lollakas. See tegelikult ei ole nii. Vaata, see rääkis seal, see ei ole üldse nii. Sellest ei ole tal abi. Et sa tahaksid teda korralikult vastu seista, igaüks, kes tunneb sõna, mõtled, kuidas sa vastaksid kindla sõnaga, kindla teadmisega. Sinu lugudes sa lähed piiblist läbi ja see on, me mõtleme, isegi see, kuidas me piiblit loeme, isegi praegu, ma olen üle 35 aastat olen Jumalaga koos käinud ja kuidas me piiblit loeme, kuidas me aru saame, teate, mida see on, mõjutab ikka veel? Meie lapsepõlv, meie kasvatus, meie kodu, kuidas me oleme kindlasti väga palju ka ümber kujunenud, aga ma panin omale siin, kui ma seda kodus valmistasin ette, kasvatus, sinu arusaam, mõistmine Jumalast ja isegi kuidas sa inimesi mõistad, sinu elukombed, kõnekäänud, terminoloogia, traditsioonid, eelistused, päritud arusaamised, alateadlik mõtlemine, isegi eluolukorrad, lisaks veel igasugused ilmalikud, religioossed mõjud. Nii, aga nüüd võtsid ise jätkata, eks ole? Et kõik asi mõjutab meid. Teised, kuidas tema nüüd, mõni inimene saab niimoodi aru, et teine saab teistmoodi aru. Ja teine arvab, et kuidas ta küll aru ei saa, eriti tekib see abikaasade vahel, kus üks mõtleb niimoodi, kuidas ta küll aru ei saa. Mina näiteks proovisin, nüüd vanem inimene juba teab natukene, aga kui me noorem tulin, siis ma püüdsin oma abikaasale teatud asju selgeks teha oma žestidega ja ta ei saanud mitte ühtmigi aru. Ma mõtlesin, kuidas ta küll aru ei saa? Aga me olemegi väga erinevad inimesed, selleks on meil antud sõna, räägi, mida sa tahad. Siis kui juba sinu žesti aru ei saada. Ja siis on küll natuke kehvast, eks? Kehvast. Aga minu abikaasa on nii rahuliku südamega, sa võid see teatrit teha, ütleb, räägi minuga, mis sa teed teatrit. Aga näed, niisugused me oleme. Nüüd ma toon teile ühe niisuguse näite, kuidas keegi võib käituda. See on tõesti sündinud lugu, see ei ole kuskilt puukuurist, see on tõesti sündinud lugu ja see mu meelest sobis see siia minu jutluse sisse. Moskvas hakkab toimuma kristlik konverents ja inimesed loomulikult registreerivad. Seal on üks Šeremetjevi niisugune hotell, kuhu siis on just nimelt, Moskvas ikkagi suur linn ja vägev konverents ja majutatakse kõik sinna hotelli, 3 korda päevas saab süüa, siis seal samas hotellis on siis need teenistused, kus iganes toimub. Ja sinna registreerib ennast ka üks niisugune proua, kes on lihtsalt kuulnud, et niisugune üritus on. Tema ütles, mind see absoluutselt ei huvita, aga mõtle, kui hea, ma registreerin ennast ka sinna üritusele. Ei, mina lähen hoopis jalutan Moskva linna vahel. Ta oli siuke kunstnik, disainer ja tema jalutab hoopis linna vahel. Ei, tema küll sinna ei lähe. Ja siis tema pannakse kokku. Ma vaatan siit, et mul see... Ja siin on mul niimoodi kirjutatud, et disainer, kunstnik, täielik daam, tal on väga palju huvisid, ta on abielus ja tema paigutatakse ühe 14-aastase noore neiuga ühte tuppa. Ja kui nad on siis majutatud, siis hakkab see niuke soliidne daam rääkima sellest, tema on isegi huvitatud esoteerikast, ütleb, kas sa seda raamatut oled lugenud? See noor neiu ütleb, ei ole. Aga see noor neiu oli niisugune rõõmsa meele. Ja siis ta küsib järgmist raamatut, kas seda oled lugenud? Kas seda oled lugenud? See rõõmsalt vastu. Ei ole. Ei, seda ka ei ole.
ja siis see on täitsa lihtsameelne ikka, eks ole, see on ainult halleluuja tüdruk mingi. Ja siis küsib see tüdruk nii toredasti, et juba naine mõtleb, milles siis, see on pärast tunnistusena välja tulnud, et ta mõtleb, mis mõtle, ma pean sellega siin toas nüüd olema terved õhtud, et ma katsun siis õhtul kauem olla linna vahel, aga et neiu küsis siis äkki ühe korraga. Aga kuule, kas sina Jumalat tunned? Ja see naine vastab, see ei tunne. Aga mina tunnen. Hüppas toast välja, naeratas ja oli kadunud. Aga mina tunnen. Nii et ta tundis isiklikult Jumalat. Nii et siis sa võid palju teada, sa võid olla üli edasipüüdlik ja mitte teada Jumalat, nagu me just lugesime. Maa ja taevas on tema loodud. Kõik on tema käes. Ja tegelikult meil on vajadus isiklikult tunda Jumalat. Et mina kohe ütleks selle peale, et see on nii oluline, eks ju. Aga mõni inimene võib öelda, mis olulist siin on, et Jumalat peaks tundma? Mina muidugi kristlasena ja teenistus on ütlen, jah, aamen. Jumalat tuleb tunda isiklikult, on ju. Jeesus tuli maailma ja mõned, ma mäletan, tuli poleemika, et tegelikult ta ei sündinud üldse 24. või 25. eks ole hommikul. Ei sündinud üldse siis, mis suke kurbus, kas tõesti sündin? Mis tähtsus seal on? Kui sa hakkad vaatama, millal räägiti sellest, millal Jeesus laps eostati, siis seal olid kuud ja päevad, nii et umbes oskad sinna sügise kanti ta läks. Aga mis tähtsus sellel on? Kõige suurem tähtsus on, et Jeesus sündis. Et ta sündis, sest tal oli üks mõte, miks ta siia maailma sündis. Nii et siis see kuupäev, et Jeesus eksisteeris ja et ta on tõesti reaalne isik olnud ja tal on siia eesmärgiga tulek olnud ja teate, mille pärast ta tuli? Ta tuli siia maa peale väljendama meile Jumala armastust. Niivõrd Jumal armastas, et saatis meile siia maa peale oma poja. Nii et siis, kui ma sul küsin täna, mis on siis Jeesuse eesmärk, miks ta siia maailma tuli, kuidas võiks vastata? Just täpselt õige, et päästa see maailm, tuua meile armastuse eeskuju. See on rõõm ja õnnistus inimkonnale, tervele inimkonnale. Et kui ma olen suhelnud, nõustanud erinevate inimestega, siis mina olen küll leidnud niisuguseid küsimusi, mõned ütlevad, et kellest mind päästma siis nüüd peab? Kuhu mind siis nüüd väga niimoodi toppima peab, kus te mind päästa tahate? Minu elu on nii hästi, mind küll kuskile päästma ei pea, toppima ei pea, päästke ise ennast, kui tahate. Ja tegelikult seesama väljend, ma saan päästetud, ma olen päästetud. Kristlased on nagu kohati ka ära unustanud, et tegelikult seesama päästetud saamine tähistabki seda, et Jeesuse laps sündis. Ja me tähistamegi sellega, meid läbi selle, et ta sündis, meil on võimalus saada päästetud. Me saame igavese elu osaliseks. Nii et, ja kui keegi inimene on veel võtnud Jeesus oma südamesse, palun teda oma elu issandaks, siis Jeesus elabki minu südames, ta ongi minu päästja. Nii et ma tõesti tähistame jõulude ajal seda, Jeesus on minu päästja. Me ütleme, et see juhtus ju ammu, et sind polnud siis veel planeeritudki kuskil. Aga ma tean Jumala sõna, et kõik inimesed, kes siia maa peale sündinud on kunagi ja ealeski sünnivad, kõigi kohta on Jumalal teadmine. Ta on nii suur, ta on kõige liha Jumal, mäletad, just lugesime. Ta on kõige liha Jumal, tema teab täpselt, kus palju seda liha siin on. Nii, see ei ole lihtsalt pelgalt tutvus ühe uue isikuga. Tuli üks uus isik, tead, siuke Jeesus sain taga tuttavaks, Uus Testament räägib, et ta ei ole mitte see meie ülistuse ja nagu ütleme, tuleme kirikusse, nüüd üks kord nädalas tuleme kirikusse, siis laulame talle, ta ju nii õudselt tahab, sest ta muidu üldse elatud ei saa, kui me teda ei kiida, siis tema hinge õhk kaob ära. See on täitsa jabur jutt, eks ju. Mina saan aru, et meie saame õnnistatud läbi selle, kui me teda kiidame ja ülistame. Et täiuslikus taevas, või me ütleme, et tema elab seal täiuslikus taevas, see Jeesus, aga mina olen siin maa peal, mina ei ole nii täiuslik.
ja mina ei saa iialgi Jeesuse moodi, tead, võib-olla kunagi saan, siis kui see uus päev, võib-olla ma pääsen sinna kunagi ukse vahelt sisse, sest üks piiblisalv ütleb seda, et parem on seista ta õuedes, kas ukse lävel, kui üldse mitte seista. Nii et kõik niisugused olukorrad, et aga tead, väga paljud inimesed usuvad küll Jumalat, aga ta ei teeni, nad ei teeni teda. Ja veel üks kõige suurem aspekt, tead, nad ei tunne teda üldse isiklikult. Aga ma ei taha teile niisama auru ajada, võtame lahti Johannese evangeeliumi 1. peatükk ja vaatame, mis ütleb Jumala sõna selle kohta. Miks siis see Jeesus tuli siia maa peale? Johannese evangeelium, peatükk 1 ja salm 18. Väga ilusti vastab meile, mis siis ikkagi juhtus. Nii, miks see Jeesus siis tuli? Keegi ei ole iialgi näinud Jumalat. Oi, nüüd läks küll midagi nässu. Ma mõtlesin, need, kes on kristlased, on kõik Jumalat näinud. Usuda isegi siis, kui ei näe teda. Ainusündinud poeg, kes on isa rinnanajal, tema on meile teate toonud. Näete, milleks oli Jeesust vaja? Ta tõi meile teadmise Jeesusest. Ta iga päev annab meile teadmist Jeesusest. See on nagu üks ilmutuslik asi. Ta ütleb, just Jumalast. Jeesus tuli, et anda meile teadmisi, milline on tema Jumal. Sest ainuke, kes Jumalat reaalselt tundis, ennem seda, kui ta siia maa peale lapsena sündis, ta oli ennem isa juures. Piibel räägib seda. Ta oli ennem seal taevases olukorras. Austatud, lugupeetud. Kuna nad olid isaga, nii üks, siis ta tuli siia, et päästa meid, et ilmutada meile arusaamist Jumalast, kes üldse Jumal on. Nii et see salm 14 ütleb veel, ja sõna, vaata alguses kuulutati välja sõna. Piibel ütleb ju alguses, ja Jumal ja sõna sai lihaks, aga tegelikult Piibel saagu maad ja saagu veed ja suure valgus ja väikse valgus. Jumal tegi sõna ja sõna kaudu kõik loodi. Ja ta ütleb, sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust. Ja see on väga tähtis lause siit. Nagu isast ainusündinu kirkust täis armu ja tõde. Ei ole täis vihkamist ja kurjust ja kättemaksu himu. Armu, ta on nii armuline. Ta ilmutab meile tõde. Ta räägib meile tõest. Nii et kui me räägime siin, et jah, me kõik 16 seal, me kõik oleme võtnud tema täiusest ja veel armu peale. Seadus tuli Moosesest, seadus on meile ka antud ja nüüd nii et kui see sõna on, mis siis, milleks siis Jeesus tuli? Ta tuli, et meid ehitada üles, et me õpiksime Jumalat tundma samm-sammult, et ta andis meile meelevalla mõista ja saada aru, et kes me oleme Jumala lapsed läbi selle, et me ta vastu võtame. Võtame nüüd teine, 1. Johannese 2. Läheme nüüd tagasi sinna ilmutuse raamatu ette ja seal on 1. Johannes. Johannese evangeelium, mitte Johannese, 1. Johannese kiri, 2. peatükk ja loeme siit kohe 3 salmi alates 3. Aivo, kas sul on lahti, saad lugeda? Ja selles me tunneme ära, et oleme teda mõistnud, kui me peame tema käske, kes ütleb, mina tunnen teda, aga ei pea tema käske, see on valetaja ja temas ei ole tõde. Jätame korraks pausile. Nii et meil tuleb täita ka neid samu käske. Mis käsud need on? Ära valeta, ära varasta. Oi, tead, valge vale on ikka parem. Vahel on vaja üldse mitte. Vahest ma ütlen, et vahest pole vaja valetada või varastada või mingisugust asja teha. Aga vahest on mõni asi, et teise inimesel on lihtsam, kui sa lihtsalt, nüüd ütleme, mõnda asja jätad rääkimata. Eriti kui need valusad asjad on. Aga see ei ole valetamine, vaid et siin on mõeldud seda, et meil on antud seadused. Ja mina mõtlen siuke tunne, kas need seadused antud selleks, et minu elu piirata või? Sina vana kristlane, kes sa oled, milleks need seadused meile anti siis? Just,
jah, et need on tegelikult, nende eesmärk on ikka meid kaitsta. Ja kui ma ütlen, et ma lähen ja tead, lihtsalt mul tuli see armastus, tuli nii peale, nagu kõuemürin ja võtan nüüd terve pere käest selle nende isa ära ja, sest mul tuli armastus, tuli mürinaga peale, ta lihtsalt tuli, Ja siis ma lähen ja lõhun ära terve perekonna. No siis me räägime, et kuulge, meil on nüüd ära vaata teise mehe naist ja mis iganes seal on. Nii lihtsad on need seadused, tegelikult. Ja kui sa ütled, et oi, et mina tunnen Jumalat, aga sinu elu seda ei kajasta. Mina tunnen teda, aga ei pea tema käske. Nii, loe nüüd Aivosi 5. salm ka. Kuid kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus. Armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme ära, et oleme temas. No näete, me loeme ta sõna. Tema armastus on saanud selle täiuslikuks. Me tahame seda järgida, me tahame seda praktiseerida oma ellu. See ei ole, ma tunnen ühte isikut, tead Jeesus, üks mees rohkem, keda tunda. Ma mõtlen meeste puhul võiks öelda, tead, ma tunnen siin Pauli ja Peetrit ja siis seda Siimu ja Teodorit. Ma nüüd Jeesus ka veel mu nimekirjas üks sõber, tead. No ta ei ole ju see. Ta ei ole lihtsalt. Ta on minu päästja. Ta on Jumala poeg. Praegu ta istub isa paremal käel. Ja Jeesus on eriline, kõrgelt sündinud. Me ei suuda, ja mõni ütleb nii, et oi tead, et me ei suuda iialgi teda jäljendada. Tegelikult ta tuli meile, et me jäljendaksime teda. Ma kohe varsti tõestan sulle selle piibli kohaga. Ta näitab meile Jumalat sellise ülesandega, et me jäljendaksime teda. Ta ütleb meile lausa, tehke nii, nagu mina Jeesus tegin. Meie oleme ju Jumala pojad ja tütred. Nii, ma nüüd lähen täna natukene niisuguse provotseeriva mõttega edasi siit. Ja see provotseeriv mõte on see, et mina olen kuulnud neid jutte. Oi tead, mina sündisin kristlikku perekonda, küll minul on raske mõista kõiki need asju. Nii, samas ma olen kuulnud inimesi, kes on käinud väga rasketes teemolites seotud ja mis kõik tema elus on olnud. Ta ütleb, vaat minul on ikka raske tulla Jumala juurde, sellepärast, et mul on väga raske taust olnud, oleks võinud kohe lapsest saadik olla kristlane, eks ole. Oleks kõik need halvad asjad ära jäänud. Siis ma olen kuulnud veel niisugused, mõned ütlevad niimoodi, et oi, et minul on niuke kasvatus olnud, väga range religioosne kasvatus, vaat ma sellepärast ei suuda Jumalat mõista. Jälle me tulime tagasi sellesse, et meil on kõigil mingi taust, mingi algarusaamine, kuidas mõista piiblit ja Jumalat, aga ikkagi piibel ütleb, Jeesus tuli, et meile ilmutada, näidata Jumalat. Ja nüüd ma kuulasin, te võib-olla teate seda meest ka, John Ravriires, endine täielik satanist. Tema oli ikka selles mõttes, praegu ta on evangelist ja kirjanik, aga ta oli see kõige kõrgema, üks kõrgema taseme nõidasid saatana kõrval. Ja tema, kes on tema tunnistust, on kuulnud, aga just minule, ta on nõid New Yorgis ja sündinud on ta Puerto Ricos, veel kuskil on vahepeal kasvanud ja ta alustas oma teemaliku nõiduste ja rituaalidega juba 8 aastaselt, tegelikult ütles see lausa 7,5 ja 25 ta tegeleb kirglikult needmise, nõidusega, okultismiga ja õhutas teisi osalema nendes pimeduse seanssides ja kujutage ette, Jeesus kohtus temaga ja ilmutas talle Jeesust. Kuigi ta ütles, et ma vihkasin kristlasi. Ta rääkis, kuidas needis ja kuidas nad käisid astraalkehadega. Inimesed, kes sellest asjast absoluutselt ei adu. Siis ta ütleb, kujutate, isegi seda meest Jeesus päästis. Kuidas ta teda päästis? Ta ei võtnud seda niimoodi, et tegi ta teistsuguse. Ei, kõik tal on mälus alles. Ta räägib sellest kogemusest. Ja ta on minu meelest 3 korda olnud surmasuust ja Jumal on ta jälle tagasi toonud sealt nii et ta kohtus Jeesusega aastal 1999 ja nüüd ta õpetab maailma, kuidas purustada teemalikud sidemed ja elada nii, et sa võidutsed vaenlase üle, et ära jää tema valesid uskuma. Ja siis me mõtleme, et vau, siuke mees ja ütleb, ta on raske. Muidugi tal on raske. Saatan ründab teda siiamaani. Aga ta ütleb, aga ma tean, mis vägi on Jeesuses Kristuses. Ta teab, kui võimas, kui Jumala vaim hakkas ilmutama talle.
et Jeesuse nime äkki ei tohtinud seal teemonid, kui olid koos need kõik kõrgem, nad ütleb, ma kuulsin seda vene keeles, võševa ranga tegelikult kõige kõrgema kategooria nõiad olid siis need. Ja ta ütleb, kui ta oli päästetud juba, siis, see oli tema näide, siis ta ütles, et ta kohtus isiklikult Jeesusega ja siis ta vaatas, et koguduses tehakse samu asju, nagu saatana teenistustel tehti, nagu nendel liturgiatel ja nendel sessioonidel, mis tehakse saatanaga. Teate mis? Satanistid ja nõiad samamoodi paastuvad, samamoodi kui keegi on haige, panevad käed peale, kui palvetavad. Olete kuulnud? Ei tea? Ikka vist, nagu kuidagi, ma ei tea, igal juhul lausa, muidugi neil on hästi palju see, et kui nemad ikka jälle järgmise taseme nõiaks saavad, siis seal on hirmus vere, nende ihusid lõigutakse, ta ise ütles ka, terve ta ihu on neid igasuguseid arme täis, et kui toimuvad liturgiad, siis maa on verd täis, nende samade inimeste verd, kes seal siis on, mitte kellegi teise, nende enda veri, on see, et sa pühendud ennast saatanale. Tegelikult, miks ma neid hirmsaid asju räägin sellepärast, et teate, Jeesusel on nii suur ja võimas vägi tõmmata välja. Ta ilmutab, Jeesus ilmutas ka sellele John Ramirezele, et tema on reaalsus. Ja ta oli isegi Jeesuse peale natuke pahane, ta ütleb, et miks siis ei tulnud varem, et tal oli mingi pastor, kes siis ta käis ühel teenistusel, kui ta väike poiss oli ja kõigi teiste pärast palvetati ja temast läks see pastor millegi pärast kuidagi rahvas rüseles, läks temast mööda ja ta nii lootis selle peale, ta oli kibestunud, sa olid tolbunud, nii tihti me ütleme elus, oi, minul on nii raske elu olnud, mul on nii võimatu elu, ma ei saa üldse, minul on õigus Jumala peale vihane olla. Ja siis ta ütleb, et kui ta nüüd on, ma räägin uuesti, lähen tagasi sinna kohta, kus ta ütleb, et kui ta oli juba päästetud, kui ta oli juba, tundis juba Jumalat, kui ta tundis juba Jeesust isiklikult, siis ta ütleb, ta vaatas, mida kristlased teevad. Ta küsis niimoodi, miks? See oli talle kõik tuttav, kõik see vorm, kuidas palvetati, mis ja samas kõik teemonlik maailm kopeerib seda kinni, seda asja. Ta ütles, miks sa kutsusid mind pimeduse kuningriigist välja? Mul tuli see seal palju paremini välja kui kristlastel siin koguduses. Ta ütles sellise lause. Ja nüüd, mis Jumal talle vastas? See, millega sa varem tegelesid, oli hale ja odav koopia sellest. Neil inimestel koguduses on lähedalolu. Minu lähedalolu, sinul aga seda polnud. Nii et kui me nüüd natukene aduksime, mis meile on antud. Me peaksime palju enam kuuletuma pühale vaimu, palju enam, nagu öeldakse, teatud asja Jumala käest küsima, mis sina arvad nendest asjadest. Üks aspekt on veel praegu, et näiteks mulle tundub, et me oleme kuidagi Jumalast rääkinud, või vähemalt mina tean, et sellal, kui mina koolis käisin, siin on osad inimesi veel sellest ajastust pärit, meil öeldi Jumalat ei ole, vaimumaailma ei ole, mitte midagi ei ole. Ma ütlen, me oleme nagu selle jälle piiblit lugedes, meil on mingi oma tagamaa taust, et Jumalat ei ole. Jumal ei tegutse. Näiteks, kui sa lähed, üks pastor rääkis, ta käis indiaanlastega koos kuskil, ma ei tea, mis matkal ta käis siis koos indiaanlastega ja ta ütleb, tema oli vaimulik mees. Aga need olid indiaanlased, need olid ka kristlased, eks. Aga kui nad kõndisid, äkki kõik indiaanlased põlvitasid maha niimoodi, ta ütles, tema nagu tola seisab üksinda püsti, küsis, aga miks teie, nagu ütleme ühele põlvele, nad laskusid ühele põlvele. Tasa, vaim räägib. Kujutad ette. See olenemata sellest, et see sama vaim oli nende kogu aeg rääkinud. Nüüd, kui nad said kristlaseks, nad täiesti pühendusid selle, et vaim räägib ja siis me ütleme tihti, sa oled teistmoodi, eks ole. Eks meie ka kristlased, kui me siin oleme ja keegi tuleb meiega rääkima, kuule, et näete siin unenägusid või? Ingleid näete või? Kuulge, kukud olete ikka küll. Mul hakkab kahtlus tulema, peaks teid kuskile saatma. Ega ma ei julgegi kõigile rääkida nendest ilmutustest, mis Jumal on meile. Ma tean, et nad ei saa aru. Nad võtavad võib-olla selle umbes, et mis on räägitud, et umbes hakkavad selle sama süldiga mind loopima. Nii et need endised põlvkonnad,
ma võin öelda minu vanaisa, endised põlvkond võib-olla veel varem olid palju rohkem teadlikumad vaimumaailmast. praegu väga sageli me ei saa seda rääkida, vaimumaailma naeruvääristatakse ja me oleme nii ratsionaalsed, me kasutame väljendeid, teadlased väidavad, arstid ütlesid, sul on see ravimatu haigus ja siis need samad teadlased räägivad üksteise vahel omavahel vastuollu. Nii et üks teadlane ütles seda, siis läheb 3 aastat mööda, siis üks teadlane ütleb, ei, see pole üldse nii. Need ainult vaidlevad. Ja kujutate, kui sina oled sellises olukorras, arst ütleb väga autoriteetne, väga harritud arst ütleb, sul on see vähk, seda ei saa iialgi ravida. Ja siis sa oled kogudusse ja keegi niuke, täitsa tavaline vend palvetab su eest. Vähk lahkub, sa oled terve. Noh, vaat meil on see Jeesus tulnud sõnumiga Jumalast, milline vägi on Jumalal. Nüüd veel üks näide rasketest eludest ja olukordadest. Üks 13-aastane tütar, tema ja tema isa vahel oli üks vestlus, isa on pastor, tütar on 13 ja sõitsid lihtsalt autos ja isa millegipärast küsis tütre käest niimoodi, et ütle mulle, mis on sinu kristlikus elus või mis on sinu elus nagu kõige raskem asi. Ja tütar ütleb, mul on niisuke tunne, et mul ei ole jäetud vabadust otsustada. Et ma nagu sündisingi sellesse perekonda ja mul ei olegi jäetud sellist valikuvabadust. Mina vana kristlasena ja laste emana ja vanamana ütlen, Jumal tänatud. Aga kujutad ette, meie lapsed ju tegelevad nende mõtetega. Ja küll on tore, kui keegi selle mõtte nagu isegi, vaata, meil on erinevaid mõtteid. Me räägime, me oleme inimesed, me oleme suhted, räägime need mõtted välja. Räägime need olukorrad välja, et ja öeldaks, oi, sul oli nii vale mõte su peas. Ei ole, ühtegi valet mõtet ei ole kellegi peas. Rääkige välja, et me saaksime, nagu öeldakse, parandada ja seesama Jumal andis oma poja, et poeg meile ilmutaks. Nii et kui sa kasvad isegi kristlikus peres, siis mõni ütleb, mul on kohustus, ma ei saa seda teha, ma ei saa teist teha. Nii et paljud võtavad seda, et kristlus, et mul on ainult kohustused ja piirangud, aga tegelikult päästetud saamine on mitte lihtsalt see, et ma lõõsnaga käin korra nädalas kirikus, siis võib-olla 2 ei ole ju, siis niisugune tunne, et mul on nagu see oma elu, ma ei tea, kas ma suudan ennast veel selle, et mul on see minu elu, eks ju. Ja siis korra käin seal, vaatan, mis see Jeesus teeb. Aga kui sa juba oled Jumal oma elu vastu võtnud, siis tema on sind päästnud. Ja tegelikult meil on nüüd kohustus jäljendada Jeesust. Ja teate, miks? Sest Jeesus jäljendab Jumalat. Oled sa piiblit lugenud, ütleb, ma teen seda, mida ma näen isa ees tegevat. Eks? Nüüd võtame piibli kirjakoha. Roomlaste 8:28. Nii, võta lahti Rooma kiri Uues Testamendis. Enne Korintust on see 8. peatükk. Ja 28. kuni oleme 30. Kõigepealt ma tahaks lugeda üldse 29. kõigepealt. Nii, 29. Siis need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette määranud saama tema poja näo sarnaseks. Ma ei rääkinud teile udujuttu. Näo sarnaseks, eks ju. Tähendab Jeesuse moodi, et tema oleks esmasündinud paljude vendade seast. Nii et meil on nagu ülesanne. Nüüd läheme siia 28. Loe nüüd Kristi või kes loeb see 28. Et me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks. Neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Ahaa, mõni võib siit välja lugeda seda, oi, aga Jumalal ei olegi äkki kavatsust mind kutsuda. Võib ju niimoodi välja lugeda. Tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Mina tean piiblit, piibel ütleb. Tema tahab, et kõik tuleksid tõe tunnetusele. Tema tahab, see on Jumala tahtmine.
kui ma nüüd Jumala sõna ei tunneks, siis ma võiks selle sama kirjakoha väänata täitsa ära. Oi, äkki sellepärast ma ei saagi Jumalast, mitte ma ei tahagi, et ta ei ole mind, ta lihtsalt ei ole mind ära tahtnud valida. Piibel ütleb teise kirjakoha, vaata, sa pead nagu teadma sõna, et saatan ei saa, ta võtab vahest Jumala sõna ja väänab sulle nagu tead sültikausi teistpidi pähe. Ja siis sa arendad seda mõtet veel enda peas. Tead, kui sa koguduses käis, siis on hea, tule ja räägi siin välja. Siis on ka teisi, kes sinuga seda asja arutavad. Nii et ära lase sellel valel mõttel, nagu öeldakse, juurduda. Ja 30. salm, Aivo, äkki sina loed selle? Aga keda ta on ette määranud, neid on ta ka kutsunud ja keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud. Aga keda ta on õigeks teinud, neid on ta ka kirgastanud. No kirgastanud teinud pühaks, eks ole ju? Aga siin ongi see nüüd, aga järsku ta ei olegi mind kutsunud, tahagi mind kutsunud. Jah, aga kui Jumal ütleb, et ma tahan, et kõik, et ma ju kõikide inimeste eest tulin, ma ju kõikide inimeste eest maksin selle hinna. No jah, aga kõik aga mina vaatan. Ja sinagi erile, jah. Nii et ta toob selle Jumala kuju inimese ellu ja tegelikult annab meile kohustuse valitseda igasuguste protsesside üle ühiskonnas, oma elus võtta otsuseid, oma peres võtta otsuseid. Kristlus on kohustus olla Jumala olemisega, Jumala olemusega. Kuidas ma seda nii täpselt teab? Sellepärast, et Piibel algab niisuguste sõnadega, et ta ei ole öelnud meile midagi muud, vaid seda, mis on kirjas öeldud, 27, 26. Ja Jumal ütles, tehkem inimesed oma näo järgi meie sarnaseks. Kujutad ette? Me võime jäljendada täiesti Jeesust. Me võime teda kopeerida. Saatan on selle asja selgeks saanud, ta üritab kopeerida, aga ta üritab moonutada, ta ei tule täistõega. Nii et siin ongi tõesti, nii nagu tänane jutluse pealkiri, ole minuga, ole minu sõnaga, ole minu olemisega, ole sellega, mis Jeesus tuleb meile ilmutama. Ta ei öelnud, et tehkem inimesed, meie iseloomu sarnaseks, tehke inimesed natuke meie moodi. Ei, sirgelt välja öeldud. Kuidas? Tehkem inimesed oma näo järgi. Nende, kes nad seal taevas olid, Jumal ja poeg. Meie moodi tehke nad, meie sarnaseks. Et mis nad tegema hakkavad siis nüüd siin maa peal? Mille jaoks neil on vaja, et nad nii Jumala moodi? Mis nad tegema hakkavad? Loe siit edasi, kes jõudis lahti võtta seda. Et nad valitseksid loomade, lindude, kogu maa üle, roomajate üle. Jah, et te valitseksite, täpselt samamoodi valitsete. Mis mina ei ole siin mingi valitseja. Sina valitsed oma perekonnas, sina valitsed oma kodus, sina valitsed oma töökohas. Sa valitsed niimoodi, et olla Jeesuse moodi. Sa võtad ühe autoriteedi, sa käitud nagu jäljendad Jeesust. On ju lihtne? Ei ole või? Nii et Jesaja raamatus, ma tahan, et selle võtaksid ka lahti. Jesaja 9. peatükk, see on üks väga kuulus peatükk, ma enamus teist kindlasti teab seda juba peas, see on see, enne jõule alati loetakse seda. Nii. Lehed nii kokkus, et ma väga kokku, lehed on vanas piiblis nii ilusti kooski, samas väga ilusti. Ja nüüd see on, tead seda kirja kohta, rahvas, kes käib pimeduses, näeb suurt valgust, kes elab surmavarjumaal, neile paistab valgus. Aga mina tahan, et sa loeksid hoopis seda salmi 9.6. Ei, Jesaja 9.6. Just, kuna sina valitsed koos Jeesusega, eks ole, loe nüüd Aivo siis see. Suurem valitsuse otsalt on rahu Taaveti aujärjel ja tema kuningriigi üle, et seda kinnitada ja toetada kohtu õigusega. Sellest ajast ja igavesti. Väged issanda püha teeb seda. Näed, et ta annab meile teada. Temal on olemas püha viha, ta seisab ka kurjusele vastu, kui ta ütleb meile nii lihtsalt selle, et need inimesed seal kiusasid teda, kui nad seal Meripaa veeres ja nurisesid, ei olnud liha, küll neil ei olnud lihapuudus, küll neil oli veepuudus. Jumal ei ole jätnud neid mitte millestki ilma, aga niuke tunnet nagu nuriseme kohe ja mida me lähme, see nii nagu vanasti, nii oli parem, nii oli parem.
võta vastutus selle hetke, selle olukorra ees, milles sa praegu oled. Sina oled see oma elu valitseja. Ei no mis mina niuke väike vink, mina olen tuhk ja põrm. Valesti arvad endast, ei ole tuhk ja põrm. Jeesus andis sulle meelevalla. Ta ütles, mina olen toonud oma Jumala moodi, sarnaseks lausa. Jeesus ütleb, et kõik, keda sa mulle isa oled andnud, ma ei kaota neist mitte ühtegi. Piiblis on täpselt sirgelt öeldud see. Ma ei toonud seda täna jutluses välja, mis kirja, aga ta ütleb, mitte ühtegi nendest, keda sa mulle andsid, ma ei kaota ära. Mitte ühtegi. Nii et kõik, kes sa said Jumala lapseks, mitte ühtegi ei kaotata kuskil ära. Ja mäletate, mingi aeg ma rääkisin seda, et ma tõin näite sellest, kuidas üks pastor läks indiaanlastega lihtsalt matkama ja siis, kuidas indiaanlased, tasa, kõik põlvili, vaim räägib, eks ole. No vaimumaailm mõne jaoks, oi, mis siin, kus vaim räägib? Lähme ikka ilusti, istume maha laua taha, vaat siis vaim räägib. Vaim hakkas mingi tee peal rääkima, oi, aga me ju teame ise. Jumala vaim räägib sulle teed käies, autot juhtides, koristades, sa teed täitsa suvali ja Jumala vaim räägib sinuga. Ja see on tõde. Ja õpetussõnad 1:29. Jumal räägib siin ka, ma olen teie sisse pannud ühe vaimu ja ma olen teie sisse pannud ühe tunnetuse. Te olete selle ära põlanud. Ma olen teid juhtinud selle seesmise vaimu läbi ja õpetussõnad nad on vihanud tunnetust ega ole valinud issanda kartust, ei ole hoolinud minu nõuannetest, põlastanud mu noomimisi. Ahah! Mina tean, et kui ma olin laps, siis mul vahest tuli, nagu minu sisse tuli üks juhatus ja õpetus. Ma mäletan isegi väga lihtne asi oli, et kuule, pane täna see, ma ei armastanud üldse mütse muideks. Ja siis mõtlesin, ma tõmban kaputsi pähe. Aga see päev oli, ta ütleb mulle, pane täna müts. No siuke hääl mu sees, kuigi ma ei tea, et ma siis üldse oleksin Jumalat tundnud. Vanaisa küll... Siis vist, jah, ikka vanaisa juba olid usklikud. Ja siuke tunne, et tuleb minu sisse üks, et pane müts pähe. Aga ma ei teinud seda. Ja niisugune tuul oli, et mul, pärast jah, oli nagu oli. Tõbiseks jäi. Jumala püha vaim tuleb ja õpetab meid, tuletab meelde, julgustab, juhatab. Nii, et kui me näiteks oleme koolis ja koolis keegi seal hoidjad on tund ja mingi olukord, et kuule, et õpetaja ütles, kuule nüüd, mis püha vaim ka ütleb, siis seda ju tegelikult ei ole tavakooliseks. Siis nad ütleksid, kuule, sa oled ikka nii eriline, et sind peab kuskile arsti juurde saatma. Me vajame tänapäeval võib-olla isegi liiga palju sellist asja, et me nagu ei usalda oma sees olevat tunnetust. Me tahame, et keegi teile kõik asjad selgeks räägiks, lahti räägib, ära räägib, üle räägib, ala räägib. Ma ei oska isegi öelda, siuke tunne, nagu kõik peab kuskil olema nii lõpuni ära seletatud. Aga sinu sees on ju üks tunnetus. Usaldaksime seda võib-olla äkki ka. Et vahel on nii, et me nagu tõukame selle tunnetuse, kus seda ja teist ära. Ei, ma olen nii reaalne, mis tunnet, see mis sisemine hääl, mis ta siis nüüd on. Aga Jeesus tuli, et ilmutada meile isa armastust. Ja see tuleb, ta juhib kõiki inimesed, ma võin sulle täiesti väita oma isiklikust kogemusest. Jumala vaim rääkis minuga ka siis, kui ma veel Jumalat ei tundnud. Ta rääkis siin minu sees. Ja ma saan seda tagantjärgi öelda, et see oli nii. Ja mitmete inimeste tunnistusi ma olen kuulnud. Tead, minu sees oli tõesti üks hääl ja see rääkis. Või minu sisse tuli üks mõistmine. Võib-olla mõned ei oska, kuidas keegi seda väljendab. Ja kui sul on vaja otsustada, ja pea püha vaimuga nõu. Ja Rooma 8:14, me korral lugesime vist seda ka, sest kõike, keda iganes Jumala vaim juhib, on Jumala lapsed. On olukordi, kus ma olen nõustanud inimesi ja mis te arvate, kui palju mul siis seda tarkust on? No jaa, sa oled ju nüüd ikka juba üle 35 aastane juba kristlane olnud, et sul on seda tarkust hirmsasti. Aga mis sellel inimesel minu tarkusega pistmist on? Kui ma üldse talle midagi nõu annan, siis ma annan talle nõu, mis Jumala sõna ütleb. Mis on olukorrad, millest Piibel räägib? Vaata, see on see tõeline nõuanne. Ja ma jäljendan seda, mis on Jumala sõnad. Ma jäljendan ja soovin ka temale jäljendust. Nii,
kuidas käitus, kuidas liikus, kuidas Jumal mõtleb. Need on, jah, meie elus on vahest mugavaid inimesi ja vahest on meil väga inimesi, kes on nagu liivapaber, aga meil on kõik üksteise jaoks need vajalik. Nii et kutsuja, kes meid kutsus, tema ütleb, et tead, üks on kutsuja, aga meil on ka erinevad annid antud. Me oleme väga sageli, kui me tuleme palvekoosolekul, me tõdeme, et kuidas erinevad annid töötavad, eks. Ühel on tunnetus, teisel on nägemust, kolmandal tuleb laulu, saad aru, ja kui me palvetame niimoodi, meie palve on palju tõhusam, palju nagu fokusseeritum, sest meil on erinevad annid töös. Ja niuke tunne, et me nagu nüüd, vanasti, kui palju kordi on, et te olete ise öelnud niimoodi, et mul tuli üks pilt, aga ma ei öelnud seda, eks ju. Nüüd me oleme õppinud neid kasutama, see on suur rikkus. Jumal selle läbi ilmutab meile iseennast. Ei pea lugema kuuli pealt, ei keerutama kuuli. Ei pea verd valama, et noh. Ja ühe suure paugu ma tahan veel, oi, ma olen ise nii vaimustatud sellest paugust. Kuule seda pauku. Turvapõõt. Tead, saatan tuleb sulle ütlema, võib-olla mõnele on öelnud või te kohtute kellegi inimesega, kellele on saatan öelnud, müü oma hing mulle. Ja tegelikult seda on tehtud ka. Ja tegelikult see sama John Ramirez, tema ütles ka, et tema tegelikult, kui ta tegi need oma need rituaalid kõik ära ja need pühendused, ega see ei ole niisama, see maksab raha. Iga nii ta ütles, et see viimane kõige kõrgem aste, kas oli 300 000 ja niisugused igasugused pühendumised ikka 3000 ja need on korralikud summad. Ega see pole nii, et meil siin Jumal ütleb, ma annan sulle kingitused. Ta ei võta mitte midagi, küsi sinu käest. Mõni ei saa isegi, nagu öeldakse, ma tean, mul on mitu inimest, et tahaks, et ma tegeleksin nendega, et ühesõnaga, tule sõida kohale, tule tee minu kodus seda. Kullakene, kas minu aeg ei olegi siis, kui me Kristus oleme, siis me oleme nii juhmid, et ma ei saa aru, et kui sa midagi ka maksad, siis see tähendab sulle ka midagi. Et tihti me mõtleme, et ühesõnaga, et sa ju külvad ja lõikad. Inimene tegeleb minuga mõne 5-6 tundi oma ajast või. Ja olengi teinud seda. Sest mul on ale hakkab inimestest. Aga me tihti mõtleme, et aga see on ju nii normaalne. Aga nõia juurde inimesed lähevad. Nad peavad nii loomulikuks seda, et võtavad raha kaasa. Lähevad nõia juurde vestlusele. Seansid 100 eurot. Pole mitte midagi. 150. Jaad nõiad, 150. Saad endale siukse needuse kaela. Aga maksab. Ja ei pea üldse ebaloomulikuks mitte maksta. Aga tulen kogudusse. Kas tõesti nad küsivad raha mu käest? Uskumatu. Nii, see läks, ma ei tea, läksin praegu aurleid natuke, aga ei ole. Et me tahame jah, see pole imestada midagi, et me ei saagi ühtemoodi aru, selleks on meil suu antud. Me räägime sellest. Nii, kuidas sa saad garanteerida oma perele õnnelikku elu? No, toome näiteks sellise näite. Mul ei olnud väga hea isa eeskuju. Eks? Ema oli mul väga hea. Aga kuidas mina saan garanteerida õnnelikku elu, kui nüüd ma ju abiellusin, eks ju, ma nüüd räägin tagantjärgi, et siis, kui ma veel ei olnud abielus, siis mõtlen, kuidas ma saan garanteerida, et ma elan oma hästi. Me kõik mõtleme, et oi, ma oskan nii hästi abielus elada ja ma oskan nii hästi seda teist. Kuidas ma tean, et see on hea? Kuidas ma tean, et teisele inimesele, me teame kõik seda, kui keegi meile nagu liiga teeb või meid solvab, seda me tunneme kohe ära. Aga teate, tuletame meelde, kuidas Jeesus käitus oma jüngritega. Mu meelest oli ääretult halastav armuline. Tema juurde tuuakse see naine, kes oli abielu rikkunud. Huvitav, et seda meest ei toodud sinna. Ja. Naine üksinda toodi sinna, see saadi kätte. Mees põgenes minemaks olema. Meest ei võetud vastutusele. Naine toodi sinna ja kuidas Jeesus suhtub? Oi, vaadake, missugune naine. Ei, vaata. Võtke, visake kivi esimesena, kes on üldse ilma patuta. Kõikide kivid kukkusid maha. Näed, nad ei mõistnud sind süüdi. Ole nüüd ära ja tee enam pattu, eks ole. Niisuguse suure halastusega ja teate, mis on kõige, täna mul tuli see meelde, ma isegi ei otsinud seda kirja kohta välja, aga praegu tuli ta nüüd uuesti. Jeesus. Päris lõpus, ennem kui ta oma jüngrite, kui ta läks risti surma, siis ta tuli ja ta teenis oma jüngreid. Ta teenis ja pesi nende jalgu.
ja tuleb meelde Peetrus. Peetrus ütles, ei, miks sa siis nagu jalgu pesed? Pese siis pea ka ära ja noh, tead, eks muidugi tead, tolmuses käivad seal võib-olla varbaküüned ka lõikamata ja varbad paksud tolmurulle sees täis ja võib-olla jalad nii, noh paratamatult, sest see maa tolmab nii hirmuseks. Ja siis sa hakkad nüüd mu jalgu, Jeesus, mitte iialgi ma ei lase sul oma jalgu pesta. Jeesus ütleb, ei. Kui sina ei lase mul jalgu pesta, siis sul ei ole osa minuga. Seda täpselt samamoodi meie teenime ka oma kodudes, oma pereliikmeid. Me proovime, me ei saa endast üle astuda või nad kõnnivadki meist üle, ma olengi nagu jalamatt neile, eks ole. Ei, see pole see koht. Me valitseme targalt. Ja kui on vaja, tõesti teeningi neid. Ja kui ma mõtlen praegu, et üks noor mees, kes võib-olla astub abiellu, tal ei ole oma isa eeskuju, väga palju on neid perekondi praegu, kus ei olegi mingit isa eeskuju. Eks tal ei ole oma isa eeskuju, mitte kuskilt võtta. Mille alusel ta ehitab oma elu? Mille alusel ta kannab vastutust oma perekonnas? Tead, ainukene tarkus on Jumala sõna. Ainuke tarkus on, et sul on Jeesusega suhe. Sa oled lepitatud Jumalaga, sa oled lepitatud Jeesusega. Jumal ilmutab sulle oma armastust. Jumal õpetab sulle. Mitte see, et sul on ainult kirjatäht, kuidas sellega teisi peksta. Ei, sul on kirjatäht, et oma elu muuta. Küll on ilus mõelda praegu jõulude aeg, meil on siin 3 kuninga päev tuleb, see on see päev, kus siis öeldakse, et see on jõuluaja lõpp ja me räägime täna Jeesusest kui päästjast, sellest, et ta tuli ja oli ja ilmutab meile Jumalat ikka veel. Kas ei ole suur arm inimkonnale? Aga teate, kui palju seda kingitust üldse vastu ei võta? Meie ka siin mõni veel ütleb, oi ära mine rääkima, ta jääd lolliks jälle, kui sa räägid neile Jeesusest. Las ma jääda lolliks. Eriline suur probleem jääda lolliks. Aga kujutad ette seesama, jah, mul on siia, tegelikult meil on ju, olete kuulnud, kuidas öeldakse evangeeliumi kohta? See on rõõmusõnum. On ju rõõmusõnum, evangeelium on rõõmusõnum. Teate, vahest tahaks kohe peeglit panna ise endale ette. Teised tulevad kogudusse, vaatavad meid. Siin on rõõmusõnumit, räägitakse. Aga meie oleme nagu kurvaküürüütlid. Mokad, no muidugi minul on see gravitatsiooni jõud, eks ole, et see hakkab juba allapoole kiskuma. Enamasti mul on suunurgad ülespoole, aga kui ikka vahest vaatad neid nägusid, siis no nii kurjad näod, tõsised, me oleme nii tõsised inimesed, meil ei ole enam üldse rõõmu, sest me oleme nii asjalikud, me kogu aeg teeme midagi Kristusele, me kogu aeg teenime Kristusele. Kus jääb siis see rõõm ja rõõmustus päästest? Olge rõõmsad, et te olete päästetud. Ma ei tea, ma olen 51 laul, võtke välja. Ja 51:10, kes leiab? Mina ostan järgmise kirjakoha, kuna mul on siin Jesaja 65 on järgmine. Aga, jah. Nii, kes leidis? 51:10. Anna mulle kuulda rõõmustust ja rõõmu, et ilutseksid mu luud liikmed, mis sina oled puruks löönud. Nii. Vahel tundub, et me oleme selle suure koorma all Jumalat teenides ennast nii ära vaevanud. Me ei tunne rõõmugi sellest päästest. Meil on see Jumal nagu koorem selgas, nagu kannaks tervet taeva kuningriiki oma selles. Sa ei pea seda vastutust kandma, mida kannab Jumal ja Jeesus. Kanna sina oma pere eest ja too tagasi ennast sinna kohta. Jumal ei ole koormaks sulle seljas. Ta tuli, et meid teenida. Meid päästa. Me oleme nagu valesse tasakaalu asjad pannud. Anna tagasi mulle rõõmustus sinu päästest. See on kuningas Taaveti laul. Taasta minu sees see hea meelne vaim. Ma tahan rõõmustada. Vahest on niisugune tunne, et tuleb õpetada, kuidas rõõmu tunda. Ja niisugune tunne, et nagu naer on ära kadunud. Öeldakse, et paar minutit naeru, 3 minutit naeru pidi olema tervisele, see on hügieeni, mitte tervisele. Tervisele hea on hoopis rohkem. Aga sinu hügieeni mõttes, sinu emotsionaalse hügieeni mõttes sa peaksid 3 minutit vähemalt päevas naerma. See on ainult hügien, eks ju? Tervis tuleb siis, kui 10 minutit paned ütti. Ei, no jah, siis on juba ülikoolav, jah.
nii, ja minul on siin 65 Jesaja ja 18. salmist. Vaid ärge siis vaadake, siin ütleb, muidu see lause jääb nagu pooleli, et te vaatate nende endiste asjade peale ja aga jätke need endised asjad, vaid rõõmustatakse ja ollakse igavesti rõõmsad mu loodu pärast. Kujutad ette? Me võiksime rõõmu tunda ka teine teisest, see loodu pärast. Sina oled ka Jumala loodu. Kõik see loodus, mis õues on Jumala loodu, loomad on temal. Me tunneksime rõõmu sellest, rõõmustatakse, et ollakse igavesti uus taevas ja maa, mis seal toimub siis, eks ole. Seal rõõmustatakse, ollakse rõõmsad mu loodu pärast, sest vaata, ma loon Jeruusalemma rõõmuks ja ta rahva rõõmustuseks. Mina rõõmustan Jeruusalemma pärast, tunnen rõõmu oma rahvast. Ta ei saa meid vihata, ta rõõmustab, ta armastab meid, ta valmistab meile teed, tema poeg on, et meil ilmutada meile Jumala armastust, näidata. Tunnen rõõmu rahvast, seal ei ole enam kuulda nuttu ega hädakisa häält, seal ei ole enam imikut, kes elab ainult mõne päeva ja rauka. Kui sa nüüd edasi loed, siis ta ütleb, et 100-aastaselt, kui keegi sureb seal uuel taeval, siis on nagu noorena surnud ja nii et enam ei ehita teistele, ei raja viinemägesid teistele. Nii et tegelikult see on niisugune, et ühes teises kohas ta ütleb, et ma valan teile välja rõõmuõli. Leina asemel annan ülistusrüü, täna just laulsime, eks ole, et rõõm, nagu unustame ära, et kuule. Millal on see rõõmu koht? Meil on ju rõõmu evangeelium. See on rõõmu sõnum, on ju evangeelium. Keegi on meie ees surnud, Kristus. Niisiis, mul on ma lõpetan nüüd, et Kristus on üks pidev töö, et Jumal käiks sinus ja et sina käid, et tahad olla Jumala moodi. Aga mina leidsin, see on see Siiraku raamat, tarkuse raamat, TRK, kes tahab siis omal sealt piiblist leida. Selles piiblis ei ole seda, aga lihtsalt see oli nii kuidagi asjakohane praegu siia panna see kirjakoht, mis räägib, et kujutage ette. Jah, Saalomoni tarkuse raamat, 10. peatükk. Oota, kohe ma 28 lehekülg, ma tean, mul oli siin kirjutatud 28. Nii, Saalomoni tarkuse raamat, apokrüüfid, kellel on see. Nii, oota, lehekülg, ma panin mööda, 28 lehekülg oli, ma hakkasin peatükk juba, 28. Nii, ja 10. peatükk, ja siin on huvitav salm. Ta räägib ajalooliselt nendest asjadest, mis on kunagi tehtud valesti. Ja minu meelest on piibel üks ääretult aus raamat. Aus sellepärast, et kujutad ette, ta näitab meile, et kuule, inimkonnas on möödaga asju tehtud ja pandud kõvasti puusse. Nii et minu üks mõte, mida ma teile kõigepealt, pärast loeme teised ka, aga võta praegu 10.8. Nii, kes tahab lugeda, kes leidis selle? Mina võin. Nii, loe. Sest tarkuse põlgajad tegid iseendile kahju, mitte ainult sellepärast, et nad ei mõistnud head, vaid nad jätsid elavaile ka mälestus oma rumalusest, et nende eksimused ei jääks unustusse. Teate, mis asi see on? Paabeli torn. Siiamaani alles. Jah, riismed on alles või need jäägid on ju täitsa alles. Taheti üles ehitada. Ja, aga kujutad ette, et tarkuse põlgajad tegid enesele kahju sellega. Nad ei otsinud Jumala abi. Nad ei saanud aru, mis on hea ja nende rumalusest on maa peal veel mälestus ka alles. Ja nüüd, kui me läheme siit piibli või selle peatüki algusesse, siin räägib ilusti, see sama tarkus hoidis maailmale tehtud esimest isa, kes üksikuna oli loodud ja päästis ta üleastumisest ning andis temale meelevalle valitseda kõige üle. Vaata, me jõudsime samasse kohta tagasi. Juba siis esimesele anti valitseda, see oli see esimene Aadam, temale anti valitseda. Nüüd Jeesus tuli ja võttis selle ja
valitses paremini. Nüüd siis tuli nendest igasugustest lollustest, mis maa peal oli tehtud, nendest on mälestused, osad on ja nagu ma tõin selle tornid, see on lausa siiamaani see riismetalres, aga osad on lihtsalt, nagu me teame, Jumala sõnas kirjas. 3. Ja kui siis ülekohtune oma vihast tarkusest taganes, hukkus ta venna tapuraevu hoost. Kain oli see, kes tapeti, eks ju. Et teine vend sai nii vihaseks. Jumal ütleb, kulge. Jah. Kui maa oli tema pärast üle ujutatud, siis päästis selle jälle tarkus, juhtides õiget lihtsa puu varal. Vaata kui huvitavalt. Seesama noalaev tehti ju puust, eks. Nii et kui teised tegid pattu, ta ütleb, nad tegid nii palju pattu, nad olid nii kurjad. Nüüd üks oli sõnakuulelik, keda Jumal juhtis ja tõi välja inimkonna sealt. Ja siis inimkond jälle uuesti taas. Nii. Ja kui rahvas üksmeeles kurjuses olid segadusse sattunud, oli tarkus see, kes tundis ära õige ja hoidis teda laitmatuna Jumala ees ning laskis tal kindlaks jääda hoolimata armastusest oma poja vastu. Siin räägitakse Abrahamist. Ta oli sõnakuulelik Jumalale. Nii et siis edasi läheb samuti päästis tarkus õige Jumala kartmatute hukatusest, kui see põgenes tule eest, mis langes 5 linna peale. Kellest jutt on? 5 linna peale, kui tuli langes. Kellest on? Jaa, Lott oli see, kes pääses sealt. Ja nüüd, kui siin räägib, et tarkus päästis, aga hädast, 9. salm, tarkus päästis hädast need, kes teda teenisid. Nii et kui inimene teenib Jumalat, siis tarkus päästab teda. Tema juhatas tasastele teedele õige, kes põgenes venna viha eest, näitas temale Jumala riiki, andis teadmisi pühadest asjadest, tegi ta rikkaks vaevapõlves ja suurendas tema töö vilja. Kui ahnuse pärast talle liiga tehti, siis aitas teda tarkus ja tegi ta rikkaks. See kaitses teda vaenlaste eest ja tegi julgeks varitsejate vastu. See juhtis teda läbi ägedast võitlusest, et ta mõistaks, et Jumala kartus on võimsam kui kõik muu. Kas teate, kellest jutt oli? Joosepist. Ennem oli vendade eest põgenes ära, eks ole ju. Ja nüüd ka sa mõtled, sa tunned ju piiblit, eks? Sa tead, et siin on räägitud. Inimesed on teinud lollusi ennem. Ei ole Jumal nii, ma nüüd katan kõik selle kurja ja paha ära, ma teile ei räägi sellest, mis kunagi oli. Inimesed on ikka otsustanud valesti ja õigesti, aga meil on võimalus alati pöörduda. 13. salm, tarkus ei hüljanud müüdud õiget. Siin räägitakse jälle Joosepit. Joosepi müüdi ära, eks ole ju. Vaid päästis tema patust. Tarkus läks koos temaga vangimajja. Joosep läks ju vangimajja, eks? Ja ei jätnud teda maha, kui ta oli ahelais. Kuna ta tõi temale valitsuskepi ja võimu tema rõhujate üle, näitas tema pilkajaid ja valelikena andis temale igavese elu. Kujutad ette? Mina mõtlesin, siin ta ütleb lausa välja, et Joosep, muidugi ma eeldasin, et ta sai igavese elu. Vaata, Jeesust ei olnud siis, eks ju. Me mõtleme, kas tema sai ka igavese elu. Vaata, Jeesust ei olnud veel sündinud ju. Aga Vana Testamendis täpselt samamoodi. See sama toimib ikka veel. Nii et ta sai igavese elu, sest ta kuuletus Jumalale. Ta pani tähele Jumala juhtimist tarkust. Nii et võtke kätte, lugege see 10. peatükk, see on nii põnev lugeda ja mõelda, kes need on, kellest siin jutt käib. Et siis seal on veel Moosesest juttu ja loeks nüüd 21. salmi ehk viimase, sest tarkus avas tummade suu ja tegi kõnekaks väetite keele. Nii et täname Jumalat selle tarkuse eest, täname, et see tarkus tuleb Jumala käest, täname, et Jumal ei pidanud üldse mitte, et Jumal ütles, mina olen tark Jumal ja kõik mul on sellest piisav. Ei, ma olen andnud teile oma poja, et teile ilmutada mind, Jumalat. Ja selle eest me oleme väga tänulikud. Ma õnnistan igat ühte, kes seda sõna praegu kuulis, kes seda pärast kuuleb järele, Jeesuse Kristuse nimel. Ma tänan, Issand, et me võime ehituda sellele, et me jäljendame sind, Jeesust. Me
me järgime su sõna, me mõistame su sõna, me loeme seda, sa oled meile jätnud oma nagu Taavet oli esiisa, kes oli Jeesuse soo esiisa seal ja Taavet, kuidas ta käitus. Kõik see on meile piiblis jäetud kui märgina. Ka see, et inimesed on teinud Jumala vastaseid tegusid, ka sellest on räägitud piiblist. Meid ei ole jäetud teadmatusse, me täname, et Jeesus sündis meile päästjana, et see on meile rõõmusõnum. Ja isa, me palume sinu käest, aita meil tõesti kõige selle juures, mille sees me elame. Me ei saa maailma nagunii, me ei saa Jumala asju enda kanda võtta, aga me saame oma elu võtta ja olla valitsejad selles. Issand, õnnista ja pühi ära meie pealt see kurbus ja tee meid rõõmsaks. Too rõõm ja rõõmustus meie ellu. Anna meile ülistusrüü, leinarüü asemel, kurbuse asemel rõõmu Jeesuse nimel, et me teaksime, et meil on põhjus rõõmustada. Täiesti ambivalentne rõõm, meil peab üldse põhjust olema, et hommikul ärgata ja rõõmundus. Meil on Jeesus, meil on päästja, meil on lunastaja, meil on püha vaim, kes meid juhib. Aamen, issand, olgu õnnistatud igaüks Jeesuse Kristuse nimel, kes Jumalat tahab tundma.